Mul ei ole otsest mingit väga suurt plaani selleks videoks. Milk motherfucking pillows. Ma maksin 10 € täieliku sita eest praegu. Mul on sulle halb uudis. Eelmises videos ma käisin külastamas Tallinna linnapead ja tänases videos on mul pohmell. McDonald's. Tere hommikust! Tere tulemast tagasi Maria vlogi. Ma otsustasin, et viimase poliitikavideo kõrval meil on vaja natuke tasakaalu. Kes nägid eelmist videot, ärge muretsege, minu järgmine poliitiline projekt, kui nii võib öelda, on soolas. See tõenäoliselt tuleb sügise poole natukene. Aga täna me oleme tagasi ühe OG Maria vlogiga. Cheers! Täna on teisipäev. Ja suviti on olnud niimoodi. Mul on 2 tüüpi hommikuid olnud. Number 1, aeglane hommik. Ärkan, aelen, venitan, tõusen püsti, loivan vetsu, mediteerin, loen ajalehti, millalgi hakkan tööle. Noh, tavapärane hommik. Aga siis vahepeal on visanud selliseid up and running hommikuid. Ärkad ülesse, silmad lahti, mida sa passid, get the fuck up. See oli tänane hommik, sellepärast, et kell on täpselt 9, kell 10 teeme me täna Annaga trenni koos. Me oleme üritanud nagu leida seda delikaatset tasakaalu suvel. Selle vahel, et teed trenni ja ei tee ja me oleme olnud selles viimases äärmuses. Ja ma lähen järgmine nädal puhkusele. Mul on olnud tegelikult mõningad probleemid minu seljaga, sellepärast, et ma ei ole trenni teinud. Nii et ma mõtlesin, et ma enne puhkust nädal aega üritan olla locked in. Puhkusel, noh, vaatame, kuidas on, aga igal juhul, kui ma tulen tagasi, siis ma ei alusta nullist. Nii. Tänane hommikusöök. Kohv. Ma tegin neile chia pudingut. Meil on värsked mustikad, mis lähevad siia peale. Pluss siis mul on 2 muna, ma ootan, et seda süüa, sest ma tahaks mune enne süüa. Mul ei ole otsest mingit väga suurt plaani selleks videoks. Ma loodan, et see on okei. Lihtsalt ma ise eriti suviti armastan vaadata seda sisu, mis ongi lihtsalt nagu kellegi reaalne igapäevaelu. Okei, natuke liiga vedele minu maitsele. No nii, hommikusöök on söödud, ma olen väga full. Aeg minna jõuksi. Ma panen just oma robot-tolmu imejad tööle. Ja kuidagi suvel jõu... Ja täna oli siin... Mul pole midagi öelda. Mul pole ühtegi mõtet. Mul pole mitte midagi öelda. Nii. Robot käib. Pole midagi efektiivsemat, kui suvel tulla trenniriietega, plätudega, otse õue, ei mingeid lisakihte ja minna otse trenni. Vot see on efektiivsus. Aga siin autos mul on nii hea panna niimoodi telefon. Ja ma saaks lihtsalt sõita ja rääkida samal ajal. How fun! No nii, trenn tehtud, juuksed. Väga crazy'd. Ma ei tea, kuidas alati satub nii, et kui ma vlogin, siis nendel päevadel olen ma ka ühtlasi väga ajahädas. Pean reaalselt juba varsti kodust lahkuma, et minna podcasti, salvestama viimast podcasti Lauraga, mis tähendab muuhulgas seda, et ma pean väga hea välja nägema, sellepärast, et ma juba tean, et Laura tuleb mingi väga hea lookiga. Ühtlasi aitäh ka Lovertele, kes seda vlogi toetab. Mis puudutab ilu, ma tea, meigi, kosmeetika ja muid selle teemalisi tooteid, siis mulle meeldib neid ostes olla efektiivne. Mul on vaja suurt valikut ühes kohas, et ma ei pea mingitest erinevatest kohtadest oma kraami minema otsima. Mul on vaja kiiret kohale toimetamist. Selleks, et kui mul on vaja last minute midagi tellida, ma saaks selle võimalikult ruttu kätte. Ja mul on vaja head hinda. Being a girl can get expensive. Ja teate, kes pakub kõiki nendest asjadest? Loverte. Nende logo vist on tegelikult niipidi.
ja ma mõtlesin selleks, et tuua tagasi neid vanu häid vlogi vibe, siis ma näitan teile ühte oma go-to meigi lookidest, mida ma olen suvel teinud, sellepärast et kui te teate mind, te teate, te ei catch'i mind väga tihti täis meigiga. Tavalisel tööpäeval ma enda ei meigi. Küll aga suvel, kui mul on olnud aega ja tahtmist, mida mul on olnud, siis ma väga naudin seda protsessi. Kõik tooted, mis ma praegu näitan, on olemas ka Loverte veebipoes. Mul on nendega ka sooduskood, ma jätan selle ekraanile, millega te siis saate nahahoolduselt ja meigilt soodustust, kui teil on vaja midagi tellida. Ma tellisin paar uut asja ka ja mul oli vaja uut kontuuri ja põsepuna. Ma tellisin siis NYXi Buttermelt põsepuna. Te vaadake seda. Ma ei tea, kas te näete, aga see on nagu dewy. Ma alati nuusutan ka. Kuigi tegelikult mulle ei meeldi, kui meigitooted lõhnavad, sest see tähendab, et on lõhnaained kasutatud, aga see lõhnab suht hästi. Ma pole pahane. Ja siis Kiko Sculpting Stick, mis siis on rohkem nagu kontuur. Ja kontuur on siis tavaliselt natukene külmema alatooniga, et see on mõeldud nagu... Ma mõtlen, millest alustada. Okei, teate mis? Lähme kiirema tehnika teed. Mul on selline madara jumestuskreem, mis on mega hea. Ta on üliläikiv tõus. Aga ma kasutan hiljem mingid matistavaid tooted peal, seega mulle ta meeldib. Minu jaoks pigem las olgu jumestuskreem natukene liiga läikiv kui liiga kuiv. Ma enam kunagi ei pane otse näkku. Ma töötan ta enne pintsli sisse oma käe peal ja siis lähen õrnalt. Mu eesmärk on alumine näopool matchida ülemisega, mis on natuke rohkem päevitunud ja pigem nagu, seda nahatooni ühtlustada. Proovime nüüd seda Kikot. Mis te arvate? Ma olen natuke nervous. Kas see on hea mõte proovida podcasti salvestusele uut toodet? Kohe saame teada, ma võtan teid veits lähemale. Seda ma arvan, et ma panen niimoodi ja siis siin saab näha natuke pigmenti ja nüüd proovime. Kusjuures see on soojem kui mu eelmine kontuur, mille vastu mul iseenesest ei ole midagi, sest kogu minu üldine nahatoon on ka pigem nagu soojem või ütleme siis kollakam, vähem roosakam ja hallikam. Mul kukkus vaiba peale see. Kuulge, mulle väga meeldib see. Konsistents on ülimõnus, pluss mulle meeldib see toon ka. Liigume edasi. NYX Buttermelt. See konsistents on nagu huvitav, ta on nagu puuder ja kreemi vahepealne, aga pigment tundub hea, mis on väga oluline. Mulle tundub, et selle ühe swoopiga ma sain päris palju toodet. I like it. Tavast ma panen ka siia nina ülesse ja ma hakkan juba võtma elu. See on väga hea, ma arvan. Ma natuke panen vist silma alla peitekreemi ka. Madara peitekreem jällegi, kusjuures, kui te panete tähele, ma ei kasuta ühtegi švammi, ma olen läinud totaalselt pintsli usku. Mul on siuke piisikene pintsel ja tõesti ma võtan mega vähe toodet. Töötan ta siia enne sisse ja paned võtta väikse pintsliga silma alla on nii palju parem panna kui mingi suure švammiga ja siis see läheb igale poole. See on minu väike lifehack, mis ma TikTokist õppisin. Kui nüüd tahta, siis selle väikse pintsliga saab suht hästi mingid punnid üle käia. Me hakkame lõpusirgele jõudma kulmud. Oleneb, mis tuju on. Üldiselt ma väga neid ei täida, aga kuna mul on siin suvakalt auk tekkinud, ma ei tea kuidas. Kas ma ise kitkusin? Jah. Kas ma ise kogemata kitkusin augu? Jah. NYXi Brow Glue. See on ka see vana hea toode, mis nagu kuidagi on endiselt nii hea. Tore on see, mu kulmud on nagu lokkis, nii et ükskõik kui väga ma üritan neid kontrollida, siis nendega on veits nagu minu juustega, et sa pead lihtsalt aktsepteerima mõnikord, et nad elavad oma elu. Vanemaks saamine on see arusaam, et naturaalne kulm sobib sulle kõige paremini. Ja nii lihtsalt on. Nüüd, vastavalt soovile teen ma mõnikord Jane Iredali puuderjumestuskreemi või siis mingid muud matistavat puudrit. Tavaliselt igapäevaelus mulle pigem meeldib nagu läikivam tulemus. Mulle sobib olla see glasuuritud sõõrik. Aga kui me filmime, kuidagi see kaamera mõnikord rõhutab eriti palju. Eriti siit kulmu pealt. Kas keegi on veel, kellel nagu läheb rasuseks alati kulmu pealt? Siit nina ümbert läheb ka alati. Mida nüüd? Ripsmed. Mulle ei meeldi, kui mul on väga intensiivsed ripsmed, mis on irooniline, sest mul oli aastaid mega intensiivsed ripsmepikendused, aga mul on tunne, minu näole tegelikult väga ei sobi väga tumedad feature'id. See on ka asi, mida ma õppisin värvianalüüsist. Naturaalselt minu juuksed, kulmud, huuled, silmad, kõik nagu blendivad ühte pigem ja mõnikord mulle tundub, et ma näen niimoodi parem välja kui niimoodi. Ma isegi ei tea, kas te näete erinevust. Ma tegin suht õrna kihi L'Oreali Panorama ripsmeduši, mis peaks olema tumepruun, aga
no ütleme ausalt, enamus tumepruune ripsmeduše näevad ikkagi mustad välja. No filmimiseks ma panen, väljas käes ma ka panen, mõnikord igapäevalus ma tunnen, et sellest on too much, eriti kuna mu ripsmed on lokkis, seega nagu ripsmeduš näeb alati ülikaootiline välja. Nii, viimased paar sammu on meil esiteks huuled. Selle Neige on kõige pikemalt püsiv nagu huulepalsam, nii et ma reaalselt teen laineri ja panengi seda. Jällegi huulevärv on ka siuke, et minu mõelest mulle ei sobi väga intensiivne huulevärv, see võtab kogu tähelepanu endale. Viimaseks sammuks jällegi vana hea toode Nixi matt viimistlusega setting spray. Saad aru, ma tellisin selle ja ma tundsin, et aasta on 2016 jälle ja maailm on korras. Ja selline on minu enam-vähem igapäevane make-up routine. Kui sul on vaja mis iganes nahahooldust, meiki, kosmeetikat, Loverte on parim one-stop shop selleks. Ja kui sul on vaja midagi eriti kiirelt kätte saada, siis kui sa tellid enne kella 3, saad sa samal päeval oma tellimuse nende poest Foorumi majas kätte. Et kui mul oleks täna midagi vaja, siis kui ma tellin enne kella 3, kui ma praegu tellin, ma saaksin ta peale kella 6 täna õhtul kätte. Eelmine kord, kui ma reisil käisin, ma tellisin niimoodi eelmine õhtu, sest mul oli vaja reisiks miniversioonis asju ja tegelikult ma lähen järgmine nädal reisile. Ma pean vist veel tellima. Kell on 12, ma pean poole tunni pärast olema out, ma pean valima outfiti ja ma pean lõunat sööma, nii et ma parem hakkan tööle. Ma ostsin Laurale väikese Vogue'i selle puhul, et täna on ta viimane osa minuga podcasti teha ja ta armastab Vogue'i. Ja see on suht kallis, nii et kes seda raatsib osta, suur õde oma väiksele õele. Mul oli väga naljakas moment, sest teate, kuidas pestakse tumedat pesu ja siis pestakse valged asjad eraldi, on ju. Minul on 3. tüüp pesu, milleks on roheline pesu, sest mul on nii palju rohelisi asju, et mul on lihtsam neid kõiki pesta koos. Okei, osa sellest on ka üks voodipesu komplekt, mis ilmselt võtab palju ruumi, aga näiteks ma pesin seda seelikut ja ma olin nagu, no ma ei taha teda panna valgetega, äkki annab värvi. Ma ei taha mustaga ka panna, äkki saab värvi. Ja siis ma sain aru, et Maria, sul on nii palju rohelisi asju, sa saad neid kõiki koos pesta. Näete, vaata kui hea, et ma ei pesnud, sellepärast, et see oli enne lumivalge ja see on roheline, mis tähendab, et midagi ikkagi andis värvi. No nii, kuna meil on teatud kellegi viimane podcasti episood täna, I brought some things to celebrate. Kas sõnad jäid kurku kinni? Esiteks, mida täna oma outfiti kohta ütled? Vaata, kas niimoodi sa kujutsid neid kingi ette või? Ja. Sellepärast, et kui te ei ole kursis, need on Maria uued kontroversiaalsed kingad. Ja me rääkisime, et täpselt see on see stiliseering, kuidas mina neid ette kutsin, et siuke pikk püks peal. Pikk püks aitab. Jep. I brought things to celebrate. Nii, millist beverage'it te täna tahate? Muidugi mõtlesin, et for the occasion meil on mulli, Laura. Kuna mul on ainult väike mulli, siis ma võtsin Anna meile ilma kofeiini ja kofeiinita selle farmi. Intervjueeri Laurat, et mis ta tunded on selle osas? Mille osas podcasti lõpetamise või? Ja mis su tunded on podcasti? Ma olen nagu loomult, ma olen nii, nagu kui asi tuleb hüvasti jätmisesse, siis mul on alati nagu happiness hangover, sest et mulle ei meeldi hüvasti jätta. Nüüd mul on tunne, ma jätan mingi nagu, mitte ajastuga, aga nagu mingi asjaga hüvasti. Ja see on kohutav. Ma kõntisin ka siia, ma olin mingi, et kas ma peaksin nutma, naerma, kallistama kedagi, peksma kedagi, what do I feel? Esiteks, ma arvan, et pole põhjust nii dramaatiline olla. No problem, ära mõtle, et see on lõpp, mõtle, et see on uue algus. Kus sa see? Ma tegin kingadega TikTokis ka seda. Kus sa oled saanud seda? Ma ei tea. Ma olen ju nagu rentsli. Ma olen nagu rentsli kass, ma lihtsalt oled märganud neid ülesse. Ühesõnaga saime viimase osa Lauraga tehtud ja mõtlesime, et oleme kohe proaktiivsed ja hakkame minu uut üksikut setti sättima. Kommenteeri alla, kui teil on mõtteid. Nii, testime. Aknaga jälle. Okei, see läks. Nii, lihtsalt vaata, see tugitool on nii sügav, et ma ei kujuta ette, kas siia on üldse võimalik lauda panna. Kuidas on, Anna? Siin saab lihtsalt otsustada, kas me tahame, vaata, et see jääb mulle pea taha. Ja näed, juba on siit otsaplaanist on juba puhas. Oota, ma saan läbi oma kaamera ja natuke vaadata. Sest see diivan läheb ära, teoreetiliselt on... Sündis ei ole küsimus. Ja siis sina... Ma võin tuua selle. Klapperi. Mul on see. Sina miksid sinna sisse
seda pilti, mida ta aeg-ajalt näitab. No nii, viimane podcast koos tehtud ja meil on tubli koolibussi autojuht, kes täidab oma kohust suure südamega. Ahah. Ja nii tubli juht viib meid alati turvaliselt punktist A punkti B. Tavaliselt on ikka see, et sina viid mind. Aga ei, me oleme nii teinud ka koolibussi päris palju ja mulle meeldib ka olla vahepeal passenger. Yeah. Tööpäev edukalt tehtud. Mulle meeldib, kuidas eelmises videos ma käisin külastamas Tallinna linnapead ja tänases videos on mul pohmell. Cheers! Teate, mis selle nimi on? Tasakaal. Ma käisin eile väljas. Mul olid ülimadalad ootused ja te teate, mis juhtub siis, kui sa lähed välja ja sul on madalad ootused, parim õhtu elus. Parim õhtu elus ma reaalselt recreatisin konkreetse pildi oma Pinterest boardilt teile, nagu ma ei teinud seda fotot reaalselt, aga mul on olnud siuke pilt, mis tähistabki siukest ideaalset suveõhtut sõbrannadega väljas. See oli eile. Eilne õhtu oli epic! Ma jõin ühe formi, kui ma tegin meiki, siis me käisime Cucina Diormis söömas. Seal jõin paar klaasi mulli, ei liialdanud alkoholiga, mis ka tavaliselt ju teeb uniseks, on ju. Ja tellisin peale magustoitu espresso. Ja see espresso kandis mind pikalt. Issand, teate, ma sõin ära ja mul tuli mingi totaalne laupäeva hommikune solo date vibe praegu ja ma lähen matchat võtma. Mul oli täiega matcha isu ja siis ma mõtlesin, et oh my god, Grunno, ma panen väikese outfiti, ma võtan väike kott, ma panen kõrvaklapid, ma kuulan mussi või podcasti. Täna tuleb Anna mulle sleepoverile. Viimane kord, kui ta käis, esimene viimane kord, kui ta siin sleepoveril käis, ma ka vlogisin ja me teeme seda jälle, sest see oli nii tore. Vaatasin voodipesu teile ära ja nüüd panen tolmuimaja ja lähen matchat ostma. Nii nunnu. Miks oli mul reaalselt unistuste väikese vana inimese solo date just? Ma olen nüüd kodus ja vahetasin ennast sellesse kleiti. Kes teist mäletab seda kleiti? Ma näitasin seda talvel ühes oma vlogis ja selle kleidi probleem oli see, et see oli mulle liiga suur ja ma küsisin teilt, kas jätta see alles või mitte. Ma käisin selle kõmbleja juures ja ta ütles, et seda pole võimalik teha kitsamaks. Tundub nii lihtne, nagu lihtsalt niimoodi, pahupidi ja siis keerad ümber ju. Hallo, mis siin nii keerulist on? Praegu ma lihtsalt kannan seda isegi, kui see on suur, sest mul on suva. Ma käisin poes ka, ostsin meile mõned asjad Annaga. Meie sleepoveriks. Yeah! Arbuus. Läheb külma. Kuigi tegelikult ei lähe. Ma tahan seda hakata kohe lõikamast, ma tahan seda kohe süüa. Siis uus pakk minu lemmikud kõrbinat. Milk motherfucking pillows. Ma ostsin nii halva arbuusi. Nii halva. Mitte isegi ainult keskelt sogi ja maitsetu. Tervenisti sogi ja maitsetu. Ma maksin 10 euri. Ma maksin 10 euri täheliku sita eest praegu. Mida ma teen? Tere tulemast sleepoverile. Come on in. Mul on sulle halb uudis. See arbuus, mis ma ostsin poest. Söömiskõlbmatu. Miks? Sellel polnud maitset. See oli nii slagi-magi shit. Et see maitses nagu kõik, mis ma tundsin, oli mu noa külles olev sibula maitse. Ja teine halb uudis on see, et mul on pohmell. Mul on tegelikult kõht tühi, ma ostsin meile veel ühe paki milk pillows. Oh my god, very good. Ja ma arvan, et me peaksime tiginema kohe. Sleepoveri esimene, kõige suvalisem sidequest algab nüüd. Me rääkisime juttu Annaga. Me hakkasime juhuslikult vaatama mu lauda ja me avastasime, et seda saaks panna ka nii. Ei, ma saan aru, miks ma ei pane, sest kardin on ju siin. Appi, see on viimane kord elus, kui ma pohmelliga filmin. Ma pole kunagi oma elus halvem välja näinud. Ja kas sa ikka nihutada? Kas see kardin jääb siis laua taha või? No jah.
ühesõnaga ma mõtlesin proovida, mis siis, kui me laua keerame teistpidi. Let's assess. Okei, see vist nagu näeb veits napakas välja või? ma ei tea. Töö tegemiseks see tundub parem, sest sa vaatad rohkem aknast välja versus seina. Jaa, täpselt, selle aura mõttes see tundub parem. Jaa, aga siis samas see osa siit tundub nüüd nii tühi. Kui ma olen niimoodi, siis minu silm on ikkagi nagu pool mu pead on nagu... ma nagu näen seda, mis seal toimub, mul on nagu pool vaatevälja on avatud. Versus nii, kui on veel uks kinni, ma näen ainult seina, ideed ei liigu. Ehk seisak on muidu. Seisak ja vaata, ma saan ju nii teha. Täpselt. Ja niimoodi mõelda. Ühesõnaga, kommenteeriga, mida te arvate. Sleepover komitee otsus oli, et praegu jääb laud nii. Ma proovin sellega natuke töötada ja tegeleme selle sobitamisega hiljem edasi. Praegu on meil palju olulisemad asjad käsil, sellepärast, et meile jõudis McDonald's. Ja tõsi, kas täna on ilus ilm ja me võiks olla õues? Ja. Kas me oleme exhausted? Ja. Sleepover update on see, et me valisime ülikaua filmi, mida hakata vaatama ja siis me vaatasime mingi 2 minutit ja siis iga kord meil tuli mingi jututeema, millest me polnud rääkinud ja siis me panime pausile ja siis me rääkisime ja siis me vaatasime mingi minut aega uuesti, siis me panime pausile, uuesti rääkisime. Lõppes sellega viimased tund aega me mängisime dress-upi, minu riidekapis ja me vaatasime, mida tellitud asjadest jätta, vaatasime üldse, mis outfit ma võiks kokku panna, kuidas kõike mu kapis stylida, no full on girls sleepover vibes. Ja nüüd sai valmis keeks. Oh my god, see on hea. See on glasuur. See on valge šokolaad. Nii, ühesõnaga me ei ole ühtegi filmi jõudnud vaadata, aga maitsime keeksi. Me varsti vaatame. Oh my god, see on nii hea. See on perfect keeks. Keeksi ja baarika. Ja valge šokolaadi kombo. Breakfast is served. Kuidas hindate seekordset eat-over kogemust? Väga hästi. Sama hea kui eelmine kord. Aga palju palavam oli? Minul ei olnud. Mul just on see, et kuna mul kodus on reaalselt hullem, siis nagu ei häirinud üldse. Oot nii, head isu, mu armas öökülaline. Oh my god, me sõime hommikusöögi ära, Anna läks nüüd koju, aga ma hakkasin vaatama esimest korda Sex and the City sarja uut versiooni nimega And Just Like That. Ma ütlen ausalt, mu uudishimu oli nii suur ja ma vaatasin praegu 2 osa ära ja oh my god, nii palju häid ja nii palju halbu emotsioone korraga. Praegusel hetkel ma kindlasti jätkan selle vaatamist, aga kell on nüüd juba 12. Anna läks koju, on aeg ennast päevaks valmis panna. Täna on pühapäev too, nii et ma võtan pigem rahulikult. Ma vist lähen käin vanaisa juures, see on mu selline pühapäeva rituaal. Ma lähen käin vanaisa juures ja siis ma tulen koju ja siis tahtsin veits koristada sarjast, mida sain vanaisa kapist. Adidase vest, millel on... Oota. Ei näe, see on rätik. Aga see ongi nagu õlgadele pandav rätik. Vaata niimoodi, seda pandi üksegi 3 nurgas. 3 nurk kujus. Jaa. Adidase vest, millel on komplektis püksid ja jope. Oh my god. Väikene õlarätt. Ja tean, millega see õlarätt sobib hästi vanaisa või? Minu uue talvemütsiga. Jah. Kui te mõtlete, kus ma olen pühapäeviti, siis ma panen uut garderoobi omale kokku. Siis mu vanaema üks kõige äratuntavam fashion statement oli tema punane barett. Vaadake, ma näen välja nagu ma oleksin kunstnik või nagu ma töötaksin seal Lyoni kohvikas. Kas sa mäletad vanaisa, kui vanaema käis poes selle baretiga ja siis alati me nägime, kui see barett hakkas nagu seal aia tagant, vaata, kui ta kõndis, siis sa nägid bareti järgi ära, et vanaema hakkab koju jõudma. Aga see sõjaväevöö on nii legendaarne. Tahad sa võtta? Ma arvan, et ma jätan selle mälestuseks lihtsalt, see on ju lahe. Kuigi väga skandaalne märgis. Seda küll, aga mälestus on vanaisast. Me töötame nagu moeateljees sinuga. Mina olen disainer ja siis sa oled mu assistent. Ja siis me nüüd vaatame, mida kokku panna. Nii, mis asi on see? Püha jumal, kui palju kangast. Ma saan täna Epic kollektsiooni asju. Meil on 2 mütsi. Meil on kangas, millega õmblemist harjutada, minu uus hobi. Meil on mõned uued
köögirätikud, üks on jõuluteemaline. Nii. vaata, jälle üks asi. Kapuuts või? Aga siin on nii palju lahtiseid kapuutse, millel pole jopet. Ja. Siis ma sain sellise padjapüüri, mis üksi sa vaatad, et ei ole midagi erilist, aga terve mu lapsepõlv oli see alati vanaemal esikus tooli peal. Ja siis ma mõtlesin, ma pesen ära ja äkki ma panen selle endale koju ka. Süke nunnumälestus. Ülimoekas kilejakk. Ja kõige parem leid, mida ma lihtsalt nägin lebamas vanaisa magamistoa nurgas. Levised eksad. Hallo! Siis ma üritasin seletada vanaisale, mis väärtus on levised eksadel, et miks need on nii epic. Need mulle on nats suured, aga kui keegi teist tahab osta ja ma võtan üks hetk kätte ja panen müüki asjad, siis te saate osta. Te vahetate suundi kogu aeg või? Või nagu meil on kogu aeg mingi mitu asja korraga käsil. Nice. No nii, minu pühapäeva õhtu ja nädalavahetus on jõudmas lõpule. Käisin just pesus, tegin homseks omale kana ette valmis, tegin väikese õhtuse snäki. Mul oli Kreeka jogurti lõpp ja ma lihtsalt lõikasin siia 2 virsikut sisse ja proovime. Nii hea. Ja oh my god, ma olen nii elevil. Ma vaatan seda Just Like That sarja edasi, sest nagu ma niimoodi vaibin. Miks see nii hea on? Ma olen täiesti obsessed. Ja ma arvan, see on ideaalne viis, kuidas pühapäeva õhtut lõpetada. Ja ma arvan, et ka hea noot, millel see vlog lõpetada. Nii et aitäh, et te vaatasite. Oled tubli, nautigem suve, on ju. Ei ole ta veel läbi lõpuni midagi. Näeme järgmises videos jälle. Tšau!